Armsad sõbrad, seekordne pühapäev on eriline, kuna tegemist on 2. novembriga, mis on kirikukalendris hingede päev. Vahetevahel tehakse küll ka nõnda, et kuna pühapäev on ikkagi pühendatud eeskätt Kristuse ülestõusmisele, siis nihutatakse pühapäevale langenud pühasid või erilisi päevi veidikene edasi, nii et mõnel pool peetakse hingede päeva sel aastal ka 3. novembril, aga meie kirikukalendris on see päev siiski oma tavalisel õigel ajal, 2. novembril, nii et me mõtleme sel pühapäeval nii oma armsate lahkunute hingedele kui ka sellele, mis puudutab meid kõiki. Meie elupäevad siin maa peal ei ole jäädavad, meie elu lõpeb ükskord, me peame surema, ka meile tuleb see issanda kutse, tulge tagasi, inimese lapsed. Nii et on väga hea ja vajalik aeg-ajalt mõtiskleda selle üle, mida see kõik tähendab meie jaoks isiklikult. Enne kui ma lähen tänase pühakirja teksti juurde, mille me leiame Püha Johannese evangeeliumist, veel üks väike, mingil kombel isiklik, aga mingil kombel kindlasti meid kõiki puudutav märkus. Nimelt täna küsiti mu käest nõu ühes väga raskes asjas. Üks ema on mures oma poja pärast, kes kaotas hiljuti mootorratta õnnetuses oma sõbra ja see poeg on nüüd täielikus ahastuses ja segaduses ega oska kuidagi oma eluga edasi minna. See ema küsis, kuidas ma saaksin teda aidata, mida ma peaksin tema heaks tegema. Ega sellisel puhul ei ole ju lihtne mingit head ja sellist üldiselt kehtivat nõu anda, aga minu esimene soovitus sellele emale oli olla oma poja jaoks olemas, mitte püüda tema valu kuidagi nii-öelda ära seletada või talle selgeks teha, et ta ei peaks seda valu tundma, vaid lihtsalt olema tema jaoks olemas, aga samal ajal püüdma teda ka juhtida, nägema tänuliku meelega seda, mis talle oli selle sõpruse kaudu selle näol antud ning mitte mõtlema või mitte keskenduma üksnes sellele, mida ta on kaotanud. Ja see on tegelikult minu nõuanne kõigile, kes mõtlevad oma armsatele lahkunutele. Püüdke mitte keskenduda ainult sellele oma kaotuse valule, vaid mõelge tänuliku meelega kõigele sellele, mis teile on kingitud, kõigele sellele, mille osaliseks te saite tänu sellele inimesele, kes on nüüd küll oma maise teekonna lõpetanud, aga kelle peale me saame siiski mõelda mitte ainult teda meenutades, vaid ka oma pilku tulevikku ettepoole suunates ja tema hinge eest palvetades. Mitte ainult hingede päeval, mis on väga sobiv päev selleks, et oma lahkunute peale mõelda ja ka nende hingede eest palvetada, vaid igal ajal. Vahel öeldakse, et aga mis kasu sellisest palvetamisest on? Inimesed on ju surnud ja mida me saaksime veel nende heaks teha või mida me saaksime veel muuta. Teate, mis ega meie ei saagi midagi muuta. Seda enam, et me tõepoolest elame ajas, aga Jumal on igavene. Ja nii nagu ka kõigi teiste palvete puhul, Jumal ei vaja meie palveid. Mitte selleks, et me talle ütleksime, mida ta peaks tegema või mida ta võiks teha või et me teda mingitest asjaoludest
asjadest või inimestest informeeriksime. Palve tähendab enda avamist Jumalale, oma hinge ülendamist tema poole, enda ja kõige, mis on meile oluline ja kallis, usaldamist Jumala armu kätte, üleandmist temale. Tema teab, mis on parim, tema teab, mis saab, tema teab, mida teha ja mida mitte. Ja kui me tõepoolest usaldame ennast täielikult nii elus kui surmas, ja kui ma ütlen ennast, siis ma pean silmas ka kõike seda ja kõiki neid, mis ja kes on meile kallid ja tähtsad, kui me usaldame selle kõik Jumala kätte, siis Jumal kingib meile rahu. Ja see oli minu teine soovitus sellele emale, kes oma poja pärast mures olles selle küsimusega minu poole pöördus. Ma ütlesin talle, et mida ma soovitaksin esimese asjana minna kirikusse, mitte sellisesse, kus on ilmtingimata palju rahvast, mitte selleks, et kellegagi mõne inimesega rääkida, vaid pigem just nimelt selleks, et olla seal vaikselt koos Jumalaga, võib-olla süüdata küünal ja püüda leida rahu. Ja siis, kui see peaks aitama ja seda peaks vaja olema, ka kellegagi kõnelda. Aga eeskätt usaldada ennast ja kogu see olukord Jumala kätte, kes teab kõike ja kes meid täiusliku armastusega armastab. Ja see on see, mida ma soovin teile kõigile ka siis, kui teie mõtlete oma armsate lahkunute peale, iseäranis hingede päeval. Et see päev tooks meile rahu, et see kasvataks meie usaldust, meie tänulikkust ja tegelikult ka meie rõõmu. Rõõmu kõigi nende imeliste andide eest, mida me oleme tohtinud oma elus kogeda, kõigi nende õnnistuste eest, mida oleme võinud vastu võtta ja millega Jumal meid jätkuvalt üle külvab, isegi siis, kui me vahetevahel peame minema, nii nagu pühakiri ütleb, läbi nutu või pisarate oru. Aga tuleme nüüd meie tänase pühakirja lugemise juurde. Nagu ma ütlesin, me leiame selle Johannese evangeeliumist, täpsemalt Johannese evangeeliumi 5. peatükist. See 5. peatükk algab ühe tervendamise looga. Jeesus tervendab 38 aastat halvatud olnud mehe, aga pärast tema tervendamist ütleb talle, et ta ei teeks enam pattu. See tähendab, et kui Jeesus selle mehe tervendas, siis mitte ainult füüsilisest haigusest, füüsilisest halvatusest, vaid eeskätt vaimsest või vaimulikust haigusest või halvatusest, tema pattudest. Ja see on tegelikult väga oluline ka nende sõnade mõistmiseks, mida me Johannese evangeeliumi 5. peatükist pärast seda tervendamise lugu loeme. Ja osa nendest sõnadest, mis Jeesus seal kõneleb, ongi meie tänane evangeelium, täpsemalt siis Johannese evangeeliumi 5. peatüki salmid 24–29, mis kõlavad nõnda. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ning kes seda kuulevad, peavad elama. Sest otse kui isal on elu iseendas, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas endas. Ja ta on temale andnud meelevalla ka kohut pidada, sellepärast, et tema on inimese poeg. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält
ning tulevad välja. Need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba hukkamõistmise ülestõusmiseks. Jeesus kõneleb siin surmast ellu minemisest. Ta kõneleb siin surnute ülestõusmisest, kahesugusest ülestõusmisest, igaveseks eluks ja hukkamõistmiseks. Jeesus kõneleb siin nendest, kes kuulevad tema häält, tema sõna ning kes usuvad temasse ja ta isasse, kes on ta läkitanud. Ja Jeesus kõneleb siin ka kohtu mõistmisest. Nagu ma ütlesin, see kõik seisab selle 38 aastat halvatud olnud mehe tervendamise loo kontekstis. See mees ei saanud enda heaks mitte midagi teha, ei olnud ka mitte kedagi teist, kes oleks teda aidanud. Ainus, kes võis teda aidata, oli Jeesus, kes ta terveks tegi, kes talle sõna otseses mõttes elu tagasi kinkis. Nagu ma ütlesin, see on väga oluline nende Jeesuse sõnade mõistmiseks. Ja ka see, mida ma juba meenutasin, et pärast hiljem selle mehega kohtudes ütles Jeesus talle, et ta ei teeks enam pattu. Jeesus kõneleb siin kahest ajalisest tasandist. Kõigepealt sellest tunnist, mis tuleb kunagi, me ei tea millal, aegade lõpul, võime seda nimetada viimseks päevaks ja viimseks kohtuks, aga siis ta kõneleb ka sellest, mis on nüüd või mis on praegu. Ja need kaks on teineteisega lahutamatult seotud, aga samal ajal me peame oskama neid ka teineteisest lahutada või eristada. Seda praegu, nüüd ja seda, mis tuleb. Seda tundi, mis saabub siis, kui viimne päev, viimne hetk on käes. Need on omavahel sisuliselt seotud. Üks sõltub teisest. Jeesus ütleb, et tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, võiksime tõlkida ka, teda ei mõisteta hukka, vaid ta on läinud surmast ellu. Ta on juba läinud surmast ellu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ning kes seda kuulevad, peavad elama. Jeesus peab siin silmas kõiki neid, kes on, võiksime öelda, vaimulikult surnud. Ja see tähendab, ta peab siin silmas kõiki inimesi, sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust, Jumala kirkusest ilma. Kõik on surma, patu, kurja, hukatuse meelevallas. Ja ainult need, kes kuulevad tema häält, kes võtavad tema sõna ja tema enda vastu, kes temasse ja ta läkitajasse usuvad, ainult need võivad sellest vaimulikust surmast pääseda, sellest välja tulla, surmast ellu minna, nii nagu Jeesus siin ütleb. Jeesus on elu, tema on maailma valgus, ta on elu valgus. Need, kes talle järgnevad, ei käi pimeduses, need ei lähe kohtu alla, need ei hukku, sest Jumal ei taha, et keegi hukkuks, vaid Jumal on maailma nõnda armastanud, et on läkitanud oma ainusündinud poja, et kõik, kes temasse usuvad, võiksid pääseda ja pärida igavese elu. Me teame, et oli väga palju neid, kes Jeesust vastu ei võtnud, ta tuli omade keskele, aga omad ei võtnud teda vastu, seisab Johannese evangeeliumi alguses, aga kes ta vastu võtsid, kes temasse uskusid, neile andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Jumal
on igavene. Jumal on elu ja olemise allikas, elu ja olemine ise. Ja see tähendab, et need, kes on võetud vastu tema laste hulka, kelle tema ise on teinud oma lasteks, neid püha ristimise läbi uuesti sünnitades. Need on elu lapsed, igavese elu lapsed, valguse lapsed, tõe ja armastuse lapsed ja nad on juba läinud surmast ellu. Nad ei pea enam kartma hukatust, hukkamõistmist, seda viimset päeva, mis hirmsana tulles paiskab nad põrgusse, pilkasesse pimedusse, vaid nad võivad teada, et nad on Jeesuses Kristuses, küll veel lootuses, aga reaalselt päästetud. Me ootame igatsusega tema tulemise, tema ilmumise päeva, mitte hirmuga, mitte selle kartuses, et meid siis süüdi mõistetakse, vaid usus ja lootuses, et me oleme nende hulgas, kes tema häält kuuldes tõusevad üles igaveseks eluks. Ja see on nüüd see teine tasand, eks ole, mida ma nimetasin. See on see viimse päeva tasand, kui Jeesus ütleb, et ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja. Need, kes on teinud head elu üles tõusmiseks, aga need, kes on teinud halba hukkamõistmise üles tõusmiseks. See kohtumõistmine, see vahe tegemine toimub siin ja praegu. See ei tähenda, et üles tõusmine, see, millest siin räägitakse, meie ihude üles tõusmine oleks juba toimunud. Ei, see sünnib viimsel päeval ja see puudutab absoluutselt kõiki surnuid. Aga nii nagu me kuulsime, need, kes usuvad Kristusesse, on juba läinud surmast ellu. Need, kes on andnud ennast üle temale, kes on koos temaga surnud patule, kurjale ja surmale. Need on juba läinud surmast ellu. Me võime nüüd küsida ja ma tean, et paljud küsivadki, et aga kuidas ikkagi on sellega, mida Jeesus siin ütleb, et need, kes on teinud head ja need, kes on teinud halba. Just kui sõltuks õndsaks saamine või hukkamõistmine ikkagi meie tegudest. Samal ajal, kui me usume ja tunnistame, et me ei saa õndsaks mitte oma tegudest, kui me õndsaks saame, vaid üksnes Jumala armu läbi Jeesuses Kristuses. Kas Jeesus ei kõnele siin sellele kristliku usu kesksele tõele vastu? Ei, ta ei kõnele siin sellele vastu, sest et me peame panema ka need sõnad teiste Jeesuse sõnade konteksti. Siin samas Johannese evangeeliumis veidi hiljem õhtul enne oma kannatamist ja surma räägib Jeesus endast kui tõelisest viinapuust ja ütleb oma jüngritele, et nemad on selle viinapuu oksad ja võivad kanda vilja ainult siis, kui nad jäävad sellesse viinapuusse. Ilma temata, temast lahus ei suuda nad teha mitte midagi. Me võiksime siin küsida, et kelle vili see siis tegelikult on? Kas need oksad produtseerivad seda vilja või on see tegelikult ikkagi selle viinapuu vili? Jah, muidugi see on selle viinapuu vili. Nii et see vili, mida meie kanname, kui me oleme Kristuses, see hea vili, see ei ole mitte meie tegu, vaid see on tegelikult Kristuse tegu, see on Jumala tegu. Teistes evangeeliumites ütleb Jeesus, et hea puu kannab head vilja, halb puu kannab halba vilja, hea puu ei või kanda halba vilja, halb puu ei saa kanda head vilja. See tähendab seda taas, et see vili, mida me kanname,
Ehk siis need teod, mida me teeme, need tunnistavad sellest, kes me oleme, kes me juba oleme. Ja kui me oleme Jumala lapsed, kui me oleme uuesti sündinud, kui me oleme need, kes on läinud surmast ellu, kes on tulnud pimedusest välja valguse kätte, siis see vili, mida me kanname, ehk need head teod, mida me teeme taas, ei ole mitte meie vili. See ei ole meie teene Jumala ees, vaid seegi on Jumala kingitus meile. Võiksime öelda, et see on märk sellest, kas me oleme juba läinud surmast ellu või me ei ole läinud surmast ellu. Ja see on nüüd väga tähtis koht, sellepärast, et eks me peame tunnistama, et me kipume ikka tegema ju ka selliseid tegusid, mis ei ole meie Jumala lapse või kristlase nime väärilised. Kuidas siis meiega on? Kirik ütleb, et kui keegi teeb teadlikult ja tahtlikult pattu, siis see inimene seab ennast väga suurde ohtu taas vaimulikult surra. Ja kui tegemist on kahetsemata teadliku patuga, siis paraku me võime öeldagi, et see inimene ongi vaimulikult surnud. Kui Jeesus tegi selle 38 aastat halvatud olnud mehe terveks ja ütles talle, ära tee enam pattu, siis see oli tõsine hoiatus. Ei ole nii, et kui me oleme uuesti sündinud, kui me oleme kristlasteks saanud, kui meile on meie patud andeks antud, kui Kristus on juba meie pattude eest ristil surnud, et siis on ükskõik, siis vahet ei ole, mida me teeme ja kuidas me elame. Ei, me peame Jeesuse sõnu tõsiselt võtma. Kui me teeme taas pattu, kui me seda ei kahetse, kui me ei pöördu alandlikult patukahetsusega tagasi Jumala juurde ja ei usalda ennast taas tema kätte, tema armule lootes, siis me oleme jälle vaimulikult surnud. Siis me oleme ennast sellest tõelisest viinapuust lahutanud. Ja mida Jeesus ütleb, need, kes ei kanna head vilja, need oksad lõigatakse ära, kogutakse kokku ja heidetakse tulle. Need on Jeesuse enda sõnad, see ei ole mingi minu väljamõeldis. Ei ole nii, nagu mõned inimesed usuvad ja õpetavad, et kui sa oled kord nii-öelda päästetud, siis see on igaveseks, see on jäädavalt ja sa ei saa ise sinna mitte midagi teha, sul ei ole võimalik seda oma päästet või õndsust kaotada, on küll võimalik. Jeesus näitab seda evangeeliumis väga mitmel korral. See on tõsine hoiatus. Mitte ainult sellele 38 aastat halvatud olnud mehele, vaid meile kõikidele. Aga samal ajal muidugi on see meile ka tohutu julgustus ja kinnitus. Sest me teame, et kui me anname ennast üle Jumalale, kui me usaldame ennast tema kätte, kui me laseme temal ennast juhtida, kui me kogu südamega palume, et ta kingiks meile oma püha vaimu, kes meid valgustab ja pühitseb, et tema ise tooks meist esile seda head vilja, siis me võime olla kindlad, et ta teeb seda. Me ei pea muretsema, me ei pea kartma, et Jumal jätab meid üksi, et ta esitab meile mingeid nõudmisi, mida me ei suuda täita. Me suudame küll. Mitte meie enda jõuga, vaid sellest väest, mille tema meile kingib. Milleks võiksime öelda, tema ise on meie sees oma püha vaimu läbi. Selleks, et kui me tõesti siis viimsel päeval haudades olles tema häält kuuleme ja sealt välja tuleme, oleme meiegi nende hulgas, kes tõusevad üles uueks ja igaveseks eluks, mitte nende seas, kes siis hukka mõistetakse. Need on need 2 tasandit
millest Jeesus siin kõneleb ajalises mõttes. Praegu, kui me oleme juba temasse uskudes, ennast tema kätte andes, temalt oma patud andeks saades, läinud surmast ellu. Ja see viimne tund, mil kõik see saab lõplikuks. Praegu on veel meeleparanduse aeg. Praegu on see aeg, mil me peaksime püüdma võtta kuulda seda tema kutsuvat, armastavat häält ja ennast tema kätte andma. Talle järgnema, pöörduma ära kõigest sellest, mis on halb, vale, rikutud ja kuri. Minema pimedusest välja, astuma tema valgusesse, kes ei ole tulnud siia maailma mitte selleks, et maailma üle, meie üle kohut mõista, meid hukka saata, vaid selleks, et meid päästa ja meile igavene elu kinkida. Kui me nüüd mõtleme hingede päeval oma lahkunute peale, siis eks me ju teame muidugi, millised olid nende elud. Tihtipeale me teame ka, milline oli nende usk või uskmatus, millised olid nende mõtted. Aga sellegipoolest, isegi siis, kui me ühe või teise inimese puhul kuidagi iseenesest ei saa kindlad olla või meil on suur mure sellepärast, et kuidas ikkagi oli selle tema vahekorraga Jumalaga, tema usuga, siis ka selles me peaksime ikkagi kõige esimese asjana usalduma Jumalale, andma ennast ja ka selle olukorra ja kõik need inimesed tema kätte. Jah, ka minul on neid inimesi, kelle hingeõndsuse peale mõeldes ma olen mures ja ka mina ju ei tea. Aga ma siiski usun Jumala suuremeelsesse armastusse, mille juurde kuulub ka see, ja see ei ole kindlasti mingisugune dogma, mida ma nüüd teile ütlen, aga see on minu kindel usuline veendumus, mida ma ei ole mitte ise välja mõelnud, vaid mida ma olen ka kuulnud kiriku õpetajatelt, ka pühakutelt, et kui meie oleme, vähemalt püüame olla oma ligimeste suhtes halastavad ja suuremeelsed ja pikameelsed, siis Jumala halastus, Jumala suuremeelsus ja pikameelsus ületab meie oma mõõtmatult. Ja sellepärast ma usun siiralt, et Jumal kingib igale inimesele, isegi siis, kui selle inimese elu lõpeb väga ootamatult, siiski, kas või sellel viimasel sekundil, selle viimase hingetõmbe ajal, võimaluse öelda talle jah, nii nagu Jeesus kinkis selle võimaluse röövlile, kes oli tema kõrval teisel ristil, öeldes talle, et veel täna pead sa olema minuga paradiisis. Me võiksime öelda, et see on justkui ülekohtune, mõni inimene püüab elada terve oma elu vagalt ja Jumalale meelepäraselt ja vaat seal on see röövel ristil ja Jeesus kingib temale ka paradiisi. See on Jumala armastuse ja halastuse ja suure meelsuse mõõtmatus, mis seda teeb. Ja kuigi see võib tunduda meile teinekord ebaõiglane või ülekohtune, ma arvan, et siiski ka selle tunde kaalub üles seesama julgustus ja kinnitus ja lohutus ja lootus, mille Jumal just seeläbi kingib meile ka siis, kui me mõtleme kas iseenda või oma lähedaste, oma armsate peale. See on nii hea, et meie elu ja surm, meie aeg ja igavik on Jumala käes, kes meid armastab ja kes meist nii väga hoolib, et on oma ainusündinud poja meie eest andnud. Jeesus ütleb tänases evangeeliumis ka, et Isa Jumal on talle andnud meelevalla kohut pidada
sellepärast, et tema on inimese poeg. Mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et see jumalik kohtumõistmine teostubki Jeesuses Kristuses inimeseks saanud Jumalas. See ongi see, võiksime öelda, jumalik kohtuotsus. Ta on andnud oma poja kui lunastaja, kui päästja, kui õnnistegija, selleks, et mitte keegi ei hukkuks, vaid kõik võiksid pärida igavese elu. Ta on kinkinud oma poja, kes on tee ja tõde ja elu, kes ütleb iseenda kohta, et ta on uks. Tema on see uks, mille kaudu me pääseme igavesse ellu. Tema kaudu. Selleks on ta tulnud. Nii et kohus, see kohtumõistmine, mis on tema kätte andnud, see ongi selles, see seisnebki selles, kas keegi võtab selle Jumala armu pakkumise vastu või mitte. Meie ees on avatud uks igavesse ellu. Ja see nii-öelda kohtumõistmine seisneb selles, et kas me nüüd astume sellest uksest sisse või me ei tee seda. Tema on meie kõikide ainus võimalus. Jumala halastus ja andeks andev armastus temas on meile kingitud võimalus pärida igavene elu. Ja see on ka meile kingitud elu muutev võimalus. Sest kui me selle sammu teeme, kui me usaldame ennast tema kätte, kui me laseme temal ennast vastu võtta, meid temasse kui sellesse tõelisse viinapuusse pookida, siis saame ka meie võimeliseks kandma head igavese elu, tõelise headuse ja armastuse vilja. Nii et me viimsel päeval kuuleme neid sõnu, mis ütlevad meile, tõuse üles igavese elu õnneks ja rõõmuks.